Tšau! Kuidas läheb? Täna ma otsustasin, et ma teen teile siis sellise video nagu esmamulje video. Aga kõigepealt ma tahtsin lihtsalt öelda, et see video, mida ma täna teen, ei ole sponsoreeritud, ei ole makstud selle eest, et ma seda videot teen. Ma lihtsalt otsustasin, et ma teen. Ja mis mu esmamulje videoks on see, tagurpidi muidugi, on see on minu uus meigi palett by Jeffree Star Androgyny palett. Ja selle paletti ostis mulle mu ema. Õigemini tal oli üllatus mulle ja ju siis tema üllatuseks oli see palett ehk see tähendab seda, et ju siis tema selle mulle ostis. Vähemalt tema ütles, et ta sai siuksest veebilehelt nagu oledkaunis.fi sai alekoodi, ta tahtis sealt midagi ise tellida ja üllatuseks oli mulle see palett ja siis ka Jeffree Stari huulepulk No D, No Shade. Aga see siis tuleb hiljem ja tänane esmamulje videoks põhistaariks on Jeffree Star ehk see palett. Ma avan selle nüüd, kui aus olla, siis ma olen tegelikult swatchid juba teinud endale kätte eile, kui ma selle paleti ema käest sain, aga ma pole proovinud need silmalaugudele ja ma avan selle niimoodi. Ja see on selline. Ja kui võrrelda, näiteks mul on tavaline paleti suurus on siin ja kui võrrelda neid kahte koos, siis Jeffree Stari palett on suurem, nagu näete, ja avame nüüd sellele nii mõnus siukene krokodillinahk või siukene ussinahk siin ees. Ma loodan, et näete seda tekstuuri siin. Jube lahe. Aga selle tellis mu ema mulle üllatusena, nagu näha, ja ise ma seda ei maksnud. Mu ema tellis selle üllatusena, nagu ma ütlesin, ja siin need on 10 Jeffree Stari värvi. Ja keegi küsis, miks ma peeglit katan tavaliselt, siis see on sellepärast, et ma ei pimestaks teid. Ja need on sellised. Ja kui võrreldes see palett pluss see šokolaadipalett, siis see šokolaadipalett on 3 korda väiksem, nagu näha, kui see Jeffree Stari palett. Aga kuna peastaar on täna see, siis ma teen sellega selle video. Ja täna ma otsustasin, ma panen siis laovärvi endale ja alustame. Sellel laovärvi on head see, et siin on nimed kõik, aga kõigepealt muidugi te tahate näha kindlasti Jeffree Stari swatchid. Ja nüüd disclaimer, kõik, kes ütlevad, et Jeffree Star, miks sa teda toetad, mind absoluutselt ei huvita, mida Jeffree Star teeb Ameerikas või milline ta on seal. Mind huvitavad ainult meigid ja millise kvaliteediga meigid on ja niimoodi. Ja sellepärast ma olen juba sellest ajast peale, kui see Jeffree Star ütles, et tal tuleb teine palett välja, sellest ajast peale olen ma tahtnud seda paletti proovida, kuna need pigmendid pidid olema üüberhead ja ma ei teadnud, et mul ema mulle üllatusena selle tellib. Ja nüüd mul on see, ei ole muud kui alustame. Põhimõtteliselt ma tegin väga halvad swatchid, nagu näha, ma oleks pidanud nii pidi tegema, aga need on nüüd siin. See siis, see kuldne siin on frosting, siis see on safe word, siis see on charm, järgmine, siis see on déjà vu, see, no jube, miks ma nii tegin? Kui ma teen déjà vu, dominatrix, androgyny, fetish, military
Poison ja Swallow. Aga ei ole muud, kui ma alustan. Ma võtan esimesena seda pruuni värvi siit. Seda ehk selle värvi nimi on Safe Bird. Ja kontrollin, et pinslid on puhtad. Ja kui ma swatchi tegin, siis nad tundusid jube pehmed ja mõnusad. Ja mis on hea pool sellel paletil on see, et siin on peegel. See kõik on nagu naarvi, see ei pruugi paista hästi. Aga, no paista küll juba. Nii, mulle ka. Ma ei too mingi juki, mulle ei ole nagu küsima need. Ma ei saa teha mingi juki. Nii. Väga paasta mingi. Hea pole see. Paista nägu, ma paista alla. Ja järgmine värvi ma võtan troši. Soigus ka päästada. Ma võtan siin. Ja. Võtan siin hästi puudurida. Aga samas, üldse läheb päris palju. Värvi. Lähme troši vähemaks. Ja ma ka siis maaku. Ups. Ma lähen võtma. Ups. Üle päri palju. No, palun. Ma tein seda koos sellest, ma tein seda hästi ilma. Aga nii. Nii, nüüd on. Siis juba. Ja järgmine ma võtan. Ja võtan. Ma võtan värvi. Mina kasutada Face'it, ma ei siis uus. Ma arvan, ma võtan värvis. Seda. Siin. Vahepealt puhastame pinsli. Tundub nagu oleks vaja lisada juurde. Hea pool on see, et need ei varise laiali näkku niimoodi põskede alla. See on hea. Ja järgmise värvina ma võtan Androgyny. Sorry, kui ma seda kogu aeg valesti ütlen, aga see on see lilla siin. Ja tunduvad siin paletis hästi puudrilised, aga samas pinslile jääb päris palju värvi. Natukene kopsin vähemaks ja panen ka siia silmavakku. Ups. Ma olen harjunud võtma. Ups. Nüüd oleks vähe liiga palju. No, pole hullu. Ma ei blendi seda praegu, sellepärast ma blendin selle pärast hiljem laiali. Aga nii. Ei tundu üldse samasugused. Ja järgmisena ma võtan teise pinsli ja võtan mida ma võtan? Ma võtan värvi tahaks õudselt võtta Fetishit või siis Deja Vu'd. Ma arvan, et ma võtan seekord värviks seda siin ehk siis Deja Vu. Oh my god. Pigment on siukene pinslil ja ei ole muuku kogu silma. Oh lalla. Oh my god. See pintsel on vähe halb, aga oh my god. See pintsel on natukene halb. See on ikka kõige parem pintsel. Tea, miks teedab. Nii, igastahes jätkame. No. Variseb silma alla päris palju. Aga seda on oodata, seepärast, et mul tavaliselt varisevad kõik laavärvid silma alla. Aga hea pool on see, et ta ei jäta ühtegi. Mulle ei meeldi see L'Oreali jumestuskreem absoluutselt. Hea pool on see, et ta ei jäta ühtegi jälge silma alla, et oleks nagu ma ei tea, mis asi. Ja nüüd ei ole muu kui teine silm panna samamoodi. See on võrratu värv. Oh my god. Ma pole veel blendinud. Ma blendin varsti, nüüd kohe, aga ma panen ühe värvi veel. Ma näen siia silma alla läks. Noh, vahetele. Praegu on ta siukene.
nii. Ja nüüd ma võtan. Mis ma võtan? Ühtegi värvi ma pole mingi primerali olen juba alla pannud endale silmadele. Aga nüüd ma võtan sukest värvi nagu frosting. Ja ei pane seda siia keskele ainult. Oh my god. Jaa. Ja nüüd, kui sõrme sisse paned, siis sa tunned, et see on nii kreem ja see on mõnus. Oh my god. Oh my god. Sorry, kui ma kogu aeg oh my god ütlen. Nii. Nüüd ei ole muu, kui ma võtan oma blendimisbrushi. Selle. Ja ma võtan seda Safe Word värvi uuesti natukene. Ja ma blendin nüüd selle laiali siin üleval. Ja mis on hea pool selles? See blend. See blendimine. See blendib need hästi ilusad laiali. Nii. Ja teine samamoodi. Ja nüüd läheb veel siuke. Ja kui märgus natukene siia nurka. Ma arvan, ma lisan seda näiteks värvi, seda siin. Hästi tipa. Aga tegelikult seda õrna mõjugi. Aga ma tahtsin poole. Nii. Nüüd ma veel viimast korda blendin tavalise pintsliga, ilma et mul oleks midagi seal peal laiali selle. Nii. Nii. Nüüd on blenditud ja tehtud ja värki ja särki. Alumised silmalaud näevad välja siuksed, nagu neil pole midagi pandud. Ja ma võtan nüüd. Ma nüüd ei tea, kas ma võtan Swallow'd, Poisonit või Militarit. Ma arvan, et ma võtan Swallow'd, seda pruuni, või mitte, seda sinist siin. Ja panen silma alla. Vaatab, mis juhtub. Ja awesome. Siis nii palju tuleb laovärvi, kui võtta assa. Sellega peab olema ettevaatlik, nagu näha. Ei ole muret. Kui sul ka siin on see väga palju veel. Aga võtta siin juurde. Nüüd peab osama siis aega siin aega siia valis. Väga hästi tuleb teha. Nii, ja nüüd on mul ka natukene valis. Ja mõned poisid on ütleme roheline. Nüüd on siin on roheline. Jah. Ja mõned seda. On mis saad seda? Ups, nüüd vaja võiks. Ja nüüd saab kindlasti mängla. Seda ei mängla. Võtaks selle ei. Võtaks selle see. Igastahes, mis ma selle laovärvi paleti kohta oskan öelda, on see, et mulle meeldib see pigmentsus, mulle meeldib, et need kõik värvid hästi blendivad, hästi tulevad välja, et nad ei lähe kokku nagu muda. Ja kõige lahedam on see, et siin on minu lemmikvärv nagu lilla ja siis see mulle meeldib siin ja siis isegi see. Ja see. Põhimõtteliselt kõik on mu lemmikvärvid, mis siin on. Need sinised olid sellised vähe kahtlased või siis roheline ja sinine. Aga ma mõtlesin, et suvel ma niikuinii kannan silmalaugude all palju sinist värvi, siis miks mitte. Et väärt üllatus igastahes. Ja minu meelest mulle meeldib. Väärt üllatus ja väärt siukene. Aga nüüd ei ole muud, kui ma võtan siis, mul on kõik tehtud, aga ainukene, mis ma tahtsin veel panna, on muidugi highlight. Ja highlightiks ma panen loomulikult Jeffree Stari, kuna Jeffree Star on tänane staar mul, siis ma panen tema Skin Frost Princess Cut'i. Ja ma panen seda siia kulmuluule natukene ka, kuna seal ainukene halb pool on see, et sellel pole just siukest värvi, mis oleks nagu kulmuluule hea panna ja silma sisenurka. Aga samas see kuldne oli selle koha pealt hea, et seda võib panna ka sinna. Vähemalt minu meelest. Aga nüüd ma panen seda Skin Frosti siia. Ja see Skin Frost, see on üks minu lemmikumaid highlightereid nüüd. Ja selle Skin Frosti ma sain jõuludeks. Nii et seda ma pole ise ka ostnud. Ja noh. Jah. Mis ma üldse jaaritan siin. Nii, see highlight on pandud. Ja nüüd siis põskedele, sellepärast, et põskedele pole ma
pannud highlighti. Noh. Ei tea, kui hästi seda on näha, aga tegelikult on see megapigmentne see highlight. Täna panen suhteliselt õrna käega. Seda on näha ikkagi. Nii, natukene ninale ja muidugi huulte üleosasse. Nii, nüüd on highlight pandud. Nii, tagasi. Ja viimane asi, mis muidugi on see Jeffree Stari huulepulk värvis No Tea, No Shade. Ja mul on nüüd juba teine Jeffree Stari huulepulk, aga kuna mulle meeldivad õudselt matid, need on matid, aga kuna mulle meeldivad metallilised huulepulgad, siis ema küsis, ainukene, mida ma teadsin, ema küsis, millist huulepulka sa tahad. Ma näitasin talle, et ma tahan seda ja see oligi. Ja Jeffree Stari tavaliselt pakendis loeb, et peab loksutama, siis tuleb paremini. Ja ma võtan nüüd, swatchi näitan teile ka, see on nüüd originaalis värvis Jeffree Stari huulepulk, sellepärast et Jeffree Stari originaalis, kui ta kõik huulepulgad teeb, siis tal on see roosa siin, aga see mul on teine on punase korgiga, sellepärast et see on ta jõulu special edition. Aga see värv näeb swatchis siukene välja. Ja nüüd ei ole muu, kui ma võtan oma, ma küll loksutasin seda, aga vaatab. Nüüd ma võtsin oma ja Jeffree Stari huulepulkadega võib teha eyelinereid silma ja seda on Jeffree Star ise öelnud ja seda on Jeffree Star ise teinud ka ja paljud teised YouTuberid teevad ka huulepulkadega eyelinerit vahest, mida ma olen näinud, aga täna ma seda ei tee, vaid ma panen otse huultele. Ja keegi küsib, et kas see lõhnab nagu, et mõned YouTuberid väidavad, et see lõhnab nagu kassi pissi. Selline on ta huultel. Poleks arvanud, et selline on ta huultel. Ta on nagu lillakas. Ta on samas nagu kuldne, aga ma arvan, et õuevalguses oleks ta tegelikult teise shiftiga. Et ma teen Snapis teile täna selle shifti või selle, et mis värvi ta õuevalguses on. Aga nagu ma rääkisin, siis kõik YouTube'is räägivad, et Jeffree Stari huulepulgad haisevad nagu kassi pissi või mingi siukene asi. Tegelikult selle lõhn peaks jääma root beer, aga no see lõhnab, no see haiseb päriselt, aga see haiseb nagu, see haiseb päriselt nagu kassipissi. Kuigi, ma ei tea ka. Hästi nõrk kassipissi, aga aga lõhnab küll veits, aga huultel see ei häiri, sest kui sa huulte peale paned, siis sa ei tunne seda lõhna niimoodi. Natukene võid tunda seda, kui nagu siis, kui sa just paned seda huultele, aga muidu see küll niimoodi välja ei löö ninna huultest, et issand, mis kassipissi lõhn või võib-olla on root beer, aga ma pole kunagi nuusutanud root beer'i, nii ma ei tea siis, et kas on. Hea pool on see, et see kuivab huulepulk hästi kiiresti. Natukene on hästi nagu näha. Teine Jeffree Stari huulepulk nii ei teinud, aga võib-olla see on sellest, et ta veel kuivab.
ja selle huulepulga pakendi peal oli väike vihje või tipp või siukene, et tipp. Exfoliate with the lip scrub before use. Avoid food with oil and no making out. Kisses are okay. Jeffree Staril on alati komme, et kirjutada oma pakenditele mingeid tippe, aga sellel paletil ei ole, kuna laovärv, mis tippe sa sellega vajad ikka. Ja testime siis käele. Okei, ta jättis, seepärast nagu näha, ta polegi nii kiiresti kuivab, kui see, mis mul on, see kuivab kiiremini. Aga kui nii teha, siis ta ei jäta midagi. Selline oli siis minu Jeffree Starri tooted ja esmamulje sellest paletist võin öelda, et super hea pigment, super hästi blendib ja tulen kindlasti kasutama seda, täiesti raudselt kasutan seda. Nii et põhimõtteliselt ise ma seda paletti poleks ostnud, kuna see on hästi kallis ja kes nüüd küsib, et kust seda saab, siis Inglismaa leheküljelt nimega beautypay.com, sealt leheküljelt saab seda tellida. Aga mul oli ema Soome leheküljel ja Jeffree Star on ainukene, kes Soomes ühel leheküljel päriselt tema tooteid müüdakse, et need ei ole isegi mitte fake ega koopia, vaid see on päriselt Jeffree Starri enda toode, sest Jeffree Star on öelnud Snapchatis, et tema tooted on sellises Soome leheküljes ka müügil ja Beautypay'st saab iga tavaline inimene ka tellitud. See on international, see Beautypay. Ma ei tea, palju maksab shipping ja ma ei tea, ja seda ma tean, et need tulevad, need tooted Inglismaalt, ei tohiks tolli jääda. Rohkem ma sellest ei tea, sellepärast, et ma ise pole veel Beautypay'st midagi tellinud. Võib-olla kunagi tulevikus tellin. Aga selline oli minu video. Loodetavasti teile meeldis mu video. Loodetavasti ja ma unustasin muidugi. Ja selline tuli mu look nüüd. Et loodetavasti teile meeldis see video. Kui meeldis, pange thumbs up ehk pöidlad ülesse ja ei ole muud, kui näeme minu järgmises videos. Tšau!